No hei, mina olen Hendrik ja kui sa sattusid siia kanalile täitsa esimest korda, siis tere tulemast. Täna ma näitan teile oma Ameerika seikluse jätku. Lisaks minu väiksele YouTube'i kanalile, mis on tänu teile kõigile juba minu jaoks üllatavalt suureks kasvanud, on mul ka päevatöö, millega ma siis päriselt leiba teenin. Ja töötan ma nimelt Boltis ning tegelen nende roheliste renditõukeratastega, millega paljud teist tõenäoliselt ka sõitnud on. Nüüd, kui see on välja öeldud, siis tõenäoliselt ei ole ka videos nähtav nii väga kontekstist väljas. Nii et jätkame Ameerikas. Ma siis näitan teile, mille pärast me päriselt siia Washingtoni tegelikult tulime. Bolt avas oma tõuksi businessi Washington DC's ja mina ja Mihkel lendasime siia selle jaoks, et vaadata, et kohalikul tiimil kõik sujub, tõuksid saavad õigel ajal välja, tehnilisi probleeme ei ole ja üldiselt abistada igasugu uute töötajate treenimise ja koolitamisega ning olla back-upiks valmis, kui probleeme tekib. Ja nagu arvata oli, siis probleeme tekkis nii mitmeid. Kohalik tiim paneb siin tõukse valmis, võtsid pakendites välja, panid akud laadima, tegid viimase lihvi, lisasid paar komponenti, mida vaja oli. Ja meie siis ülesanne on teha viimane kvaliteedikontrolli varata, et kõik töötab ja parandada erinevaid väljatult vigu. Eks kuna siin paljud töötajad on uued ja algajad, siis ikka juhtub, et lõhutakse midagi ära või jääb mõni juhe kuskile vahele. Ma siis käin ringi oma tööriistakomplektiga, akutrelliga ja parandan ükshaaval neid laipasid. Aga aega iseenesest natuke veel on, sellepärast et hetkel on meil kell esmaspäeval 11:48. Täna tuleb küllalt pikk õhtu. Kui nädal tagasi oli 12 kraadi külma, siis meil praegu on 10 kraadi päike, täitsa mõnus kevadine. Ja selja taga rivi hakkab ka ilmet võtma. Tundub, et töö sujub jõudsalt. Aga nüüd on tegelikult päeva tähtsam osa lõunapaus. Ja Dave tellis meile McDonaldsit. Ma lasin tuua endale ekstra selle kõige suurema Coca-Cola. Räägitakse, et see on nagu jõhkralt suur. Nii et ootan huviga. Kõht on mega tühi. I love that all you guys want to do is like the most American thing. I want to try this Bud Light beer. Bud Light? Yes. Oh no! Why Bud Light? Because they drink it in the movies. It tastes like water. It tastes like water. But I can't buy one. You have to buy like 12 at least. At this gas station, you can buy a 24 ounce, which is basically 2 beers. But In plastic or? how much alcohol? Okay. Sure. Huh? How much alcohol? Hendrick is basically one beer. Tall boy. This is usually a is tall only- boy. one This is not only a beer. single. But It's like what's the volume of alcohol? 3% maybe, maybe 3.5? 4. That is water. Yeah, it's water. Nagu ikka siis, kui tundub, et asjad sujuvad juba hästi, kõik inimesed teevad usinasti tööd ja isegi tundub, et on võimalik kella targetit veel sihtida. Läheb midagi katki, nii et nüüd ma sõidan kiiresti poodi, sest meil läks manomeeter katki, mis rehve pumbata, nii et ma ostan kohe mitu. Saame mitu inimest korraga pumpama panna. Vana hea lõus, millest ma teile juba tuuri tegin, on meil laule hästi lähedal, nii et peaks kiiresti minema. Just nüüd siis, kui oleks vaja kiiresti 2 asja osta, on see vahe suletud, kuhu me minna tahame. Nii et tuleb otsida mõni poiss. Väga imelik. Meil alati müüakse õhuvoolikuid nii, et see on otsad kaasas. Siin pead ise välja mõtlema, mis otsa sul vaja on. Ja nii, mul sai vähepeal aku tühjaks, aga ma sain kõik, mis vaja. Spiraalvoolik, manomeeter. Ja minu üllatuseks siin riigis ei ole kombeks manomeetri ja muude suruõhutarvikute külge otsikuid kohe valmis panna, nii et need tuleb ka osta ja kõik ise panna. Kui ma saaks oma Ameerika sõpradele ühe nõuande edasi anda eurooplaste poolt, siis paberkottile sangad külge panna on nagu ülim upgrade. Jumala tüütu on seda kotti käes kanda, eriti kui see palju asju sees on. Kell on saanud 6 õhtul
ja siin nad on. Kõik tõuksid ootavad, et hommikul kuller tuleks kaubikuga ja viiks linna peale. Kõik tehtud ei ole, aga suur töö on tehtud ja siin viimased ettevalmistused veel käivad, et homme hommikul saaks kõik välja panna. Well, I stagger and I fumble. Boys, I've been drinking for days. Tõuksid said nüüd välja, tujud on head kõigil. Sai tehtud päris mitu päris pikka tööpäeva, aga üldiselt kõik on tulemisega rahul. Nii et täna on mul tegelikult viimane päev siin USAs, homme hakkan tagasi koju lendama ja viimase päeva ning välja pandud tõukside tähistamiseks me läheme täna NBA korvpallimängu vaatama. Ma ei ole absoluutselt pallimängude fänn, ma ei vaata kunagi telekast ühtegi spordiala põhimõtteliselt, eriti veel mitte pallimänge. Aga ma arvan, et elamus saab kindlasti vägem olema, nii et tegelikult ootan suht põnevusega. Mul on nüüd täpselt 28 minutit aega riided vahetada valmis saada ennast ja siis me lähme metroo peale ja sõidame metrooga Arena juurde. Remain standing for the performance of our Star-Spangled Banner. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Eknar, 6 more from France, our rising star, number 0, That one's mine. Siin on jõhkralt vali, nii et ma ei ole kindel, kas midagi kuulda ka on, aga Arena on nii suur, Saku suure oli korda 4 ja õlu on ka umbes meie õlu korda 2. Viimane päev Ameerikas. Eilse pallimängu kokkuvõtteks siis nii palju, et kuna ma korvpallist suurt midagi ei tea, siis ega ma väga mängust aru ei saanud umbes pool aega. Küsisin kõrval istujatelt, et mis nüüd toimub ja mis see number tähendab. Aga väga kihvt elamus oli. Õhtul hotelli tagasi jõudsime, siis ma nägin hotelli lobis, käis telekas Fox News ja lennuk ja helikopter olid alla kukkunud paar kiltsi meist eemal Riigani lennuväljal. Ilmselt on nüüdseks juba Eesti meedias ka see uudis läbi käinud. Istusin pool õhtut uudistekanalit vaadates ja imestasin, et kuidas siuke asi juhtuda saab. Aga hetkel tundub, et lennuliiklus on taastunud ja kõik on vist fine jälle, nii et ehk ikka saame koju ilusti. Ma käisin nüüd poes, ostsin koju viimiseks erinevat nänni, T-särke, nokamütse, toidupoest erinevaid šokolaade, maiustusi, pakendatud mac and cheese'i. Nüüd me peame check-out'i kohe ära tegema, ma viskan oma asjad kohvrisse kokku, proovin kuidagi ära mahutada, sest asju on umbes 2 korda rohkem kui siia tulles. Teeme check-out'i, läheme laeme asjad oma auto peale ja käime ütleme kohalikele kolleegidele. Tšau! Ma arvan, et ma siinkohal võtan kokku meie väikse USA reisi videosarja. Ma loodan, et see, mis te nägite, meeldis teile. Kui te tahate minust rohkem kuulda, siis palun tellige mu kanal, see tähendab mulle palju. Ma näen, et te hoolite, teid huvitab. Ja kohtume juba järgmises videos, mille filmin jälle kodusest Tallinnast.